Tere! Okei, jagame mikrofoni. Kuigi Ragnar soovis, et me korraga ei räägi, aga tegelikult me räägime peaaegu et korraga küll, on ju. Aga seda ettekannet ettevalmistused, tuleme siit pulgi tagant välja, just. Me näeme siit ka, mida meil vaja rääkida on. Et seda ettekannet ettevalmistades me juba mõtlesime Kerliga, et meil on mõistlik seda koos teha. Ja miks? Et ma kindlasti ei pea ennast üldse mitte UNESCO temaatika eksperdiks, kaugel sellest. Aga minu võib-olla selles mõttes lähenemine on pigem see, et kuidas see nii-öelda turismitootesse vormida ja seetõttu ma annan ikkagi rohkem siin professionaalidele algussõnadeks võimaluse. Palun. Suur tänu. Tere kõigile ka UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni poolt. Mul on väga hea meel siin olla täna ja jagada oma kogemust koostöös ISIga. Mul on väga hea meel, et kultuuriteede võrgustik on esimest korda ametlikult kokku tulnud. Suur tänu Reedale ja Leelole seda teemat eest vedamast ja seda tänast üritust korraldamast. Ja muidugi Ragnar ka sulle, et sa täna siin meiega oled. Jah, et ma ei tea, me Kristiinaga mõtlesime, et kas on nagu esimene ettekanne, mis Kultuuriministeeriumil ja ISIL nagu ühiselt on tehtud, võib-olla on. See oleks väga tore. Igatahes me tahtsime selle teha just teile koos. Aga hakkame siis liikuma. Kultuuriteed on oma olemuselt ka väga erinevad, aga kui me räägime UNESCO paikadest ja kultuuriilmingutest, siis läheb see pilt ikka meil vist veel kirjumaks. Sest meil on ka UNESCOs väga palju erinevaid nimekirju, programme, võrgustikku. Ja tõin teile ühe slaidi, kus näete siis UNESCO märgist, ütleme sellist ökosüsteemi. Need on siis need paigad ja kultuuriilmingud, mis meil praegu Eestis olemas on. Meil on mitmeid nähtusi vaimse kultuuripärandi nimekirjas, Kihnu kultuuriruum, Seto-Leelo, mida me täna kuulsime. Ka laulu- ja tantsupidu on ju UNESCO nimekirjas, Suitsusaun Võromaalt, Mulgipuder, Soomahaapias ja Ukraina lihavõtte munade kaunistamise traditsioon. Siis on meil maailmapärandi nimekiri, kus meil on Tallinna vanalinn ja Struve geodeetiline kaar. Meil on üks suur biosfääriala, mis hõlmab meile suursaari. Ja meil on 3 loovlinna, kirjanduslinn Tartu, käsitöörahva kunstilinn Viljandi ja muusikalinn Tallinn. Ja siis on meil lisaks ka maailmamäruregister, mis siis koondab ülemaailmse väärtusega dokumendipärandit. Tegelikult on meil veel ka UNESCO õppetoolid, mida ma siin slaidil välja ei toonud, kuna me hakkame rääkima siin turismist. Aga meil on 3 õppetooli Eestis, 2 nendest tegelevad kultuuripärandiga ja nüüd 3. on siis digitransformatsiooni teemadel, mis on TalTechis just hiljuti loodud. Ja meil on tegelikult ka peaaegu 60 UNESCO ühendkooli. Nii et UNESCOl on ka koolide jaoks eraldi võrgustik. Ja kui me püüdsime seda visualiseerida, siis siin on see kirju pilt, mis meil kõik on Eestis esindatud ja mis on saanud siis ülemaailmse UNESCO tunnustuse. Ja UNESCO nimekirjad on saamas peatselt ka täiendust. Vaimse pärandi nimekirja on esitatud juba Hardi ja Kadripäeva traditsioone tutvustav kombestik, mis ootab UNESCO otsust. Ettevalmistamisel on siis Tori, hobuse aretuskultuur ja järgmisena on plaanis juba Haapsalu pits. Nii et seal on meil järjekord. Ja Kliimaministeeriumi juhtimisel on ka ettevalmistamisel puisniitude taotlus maailmapärandi nimekirja. Maailmapärandi nimekirja staatuse taotlemine on väga keeruline ja pikk protsess. See võtab aastaid, sest siin me peame demonstreerima siis ülemaailmset väärtust, mis on siis ainukordne. Ja me oleme hinnanud praegu, et puisniitudel võiks olla selline ülemaailmne väärtus ja et see taotlus võiks siis leida ka positiivse vastuse UNESCOst. Ja lisaks on geoloogiateenistuse juhtimisel ettevalmistused käimas UNESCO geopargi loomiseks. Siin on meil ka mitmeid kandidaate. Kaalumisel on Vooremaa, Virumaa ja Loode Eesti piirkond. Nii et huvilisi on.
ja ma ei näe nüüd, kas Pärnu esindaja on lahkunud, aga nagu Ragnar väga õigesti välja tõi, mul siin slaidid puudu. Jah, slaidid puudu, et Pärnu on tegelikult huvi tundnud UNESCO loovlinna staatuse vastu ja on kaalunud siis erinevaid kategooriaid. Ma täpselt ei tea, milline nad on jõudnud, võib-olla Ragnar teab rohkem, võib-olla nad teavad ise, aga meie veel ei tea. Aga nagu me kuulsime, neil on palju plaane ja üks nendest on siis ka UNESCO loovlinna staatuse taotlemine. Nii, et nüüd me jõuame vaikselt selle turismi potentsiaalini. Suheldes oma UNESCO rahvuslike komisjonide võrgustikus üle maailma hakkasime me mõned head aastad tagasi juba märkama, et hakatakse üha rohkem rääkima sellest, et mida siis meie need UNESCO staatuse ja UNESCO märgise saanud paigad, kultuuriilmingud, et mida nad siis meile nagu justkui veel nagu lisaks annavad ja rohujuure tasandil, et ja kas nad annavad ka meie majandusse mingit kasu. Et sellised arutelud läksid lahti. Ja mul on siin toodud välja üks Inglismaa uuring, mis on juba aastast 2015. Inglased olid ühed esimesed, kes sellest rääkima hakkasid ja neil oli selleks hästi praktiline põhjus, sest nende valitsus täiesti tõsiselt kaalus UNESCO-st lahkumist, kuna ta ei näinud selles organisatsioonis enda jaoks piisavalt kasu. Ja siis telliti siis koostöös ülikoolidega uuring, mille eesmärk põhimõtteliselt oli siis tõestada seda, et juba rohujuure tasandil nende UNESCO erinevad märgised annavad märkimisväärselt tulu riigi majandusse. Ja selle uuringu tulemus siis oli, et konservatiivne hinnang minimaalselt 100 miljonit naela aastas. Hiljem nad kordasid seda uuringut ja see number oli veel suurem. Ja sarnaseid uuringuid on tehtud ka erinevates riikides, näiteks Saksamaal on uuritud geoparkide majanduslikku mõju, ka Lõuna-Koreas, Kanadas, Portugalis ja võib-olla ka teistes riikides. Eestis me seda niimoodi otseselt uurinud ei ole, aga küll oleme vaadanud siis teiste riikide praktikaid. Ja me teame ka seda, ja see info tuleb siis ka turismiagentuuridelt, et UNESCO märgisega paigad on eriti hinnatud just Aasia poolt tulevate turistide seas. Ja see oli siis aastal 2023, kui EIS ehk Visit Estonia võttis ise meiega ühendust ja nad tahtsid meiega rääkida sellest, kas me saaksime äkki midagi koos teha, et nemad on märganud turistide huvi UNESCO märksõna vastu, et arutame, räägime ja samal ajal oli tegelikult ka meil tekkinud mõte, et võib-olla võiksime samamoodi, nagu teie täna olete siin, kutsuda kokku siis UNESCO võrgustiku inimesed Eestis, ka et nad saaksid omavahel paremini tuttavaks, et saaksid häid praktikaid vahendada, teha võib-olla koostööd ja võib-olla ka mõelda selle üle ühiselt, et mis on see ühisosa või mis on need väärtused, mis on ühised või kas on ka ühiseid eesmärke, et kas näiteks sellest UNESCO staatusest tulenevalt on üks ühine eesmärk ka ÜRO kestliku arengu eesmärkidesse panustamine ja nii edasi. Et neid mõtteid meil oli ja me mõtlesime, et ühendame siis EIS-iga jõud ja seda me ka tegime, et kutsusime siis kokku kõik need UNESCO paikade kultuuriilmingute esindajad Eestis, kes meil siin on ja tol hetkel olid, vahepeal juurde tulnud. Abiks oli meil muide taas Ragnar, nii et ta tunneb meid hästi. Ja on toimunud siis 3 kohtumist sellele võrgustikule, kus nad samuti, nagu teie täna, said kõigepealt üksteisega tuttavaks ja said arutada tegelikult kõike, mis nad ise ka nii-öelda päevakavva panid. Ja ütleme 3. kohtumiseks me olime jõudnud juba rohkem detailidesse just selle turismi ühiskomponendi või ühisosa osas ja kutsusime siia ka mõned UK eksperdid siis, kes olid ka seotud antud uuringuga, mida ma mainisin, kes siis tegid nendega mõned töötoad. Praegu
me oleme oma koostöös sellises faasis EIS-iga, et EIS on korraldanud või korraldamas individuaalseid kohtumisi siis meie võrgustiku liikmetega, ehk tehes siis nii-öelda üks tööd nendega. Ja sellest, mis nad teevad, räägib juba täpsemalt Kristiina. Ja koos siis räägime sellest, mis edasi võiks tulla. Ma annan praegu edasi Kristiinale. Aitäh, Kerli. Pult on sinu käes. Nii, et ma jään siia sama. Et jah, et neid 3 kohtumist korraldas minu hea kolleeg Lili Allas, aga kuna nii-öelda inimeste teed viivad, kuhu nad viivad, siis ütleme, Lili läks meie organisatsioonist paraku Jõulumäe puhkekeskust juhtima ja mis seal salata, et kui nii-öelda tihtilugu, kui inimesed lahkuvad, siis väga palju tegevusi jääb ka mõnes mõttes nii-öelda oma aega ootama. Ja ütleme sellist, et ma ei saa küll lubada, et me nüüd EIS võrgustiku kohtumisi hakkab edaspidi korraldama, kindlasti koostöös küll, aga mitte initsiatiivis. Ja ütlen hästi selgelt ära, et praegu EIS-i omanik, pealik on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja ootus meile on võimalikult palju arendustööd anda siis nii-öelda majast välja ja meie roll jääb rohkem selliseks turunduslikuks. Ehk siis, et te mõistaksite lihtsalt seda kontekstis, milles me toimetame. Et jah, et Visit Estonia siis selline rakukene EIS-is meie nii-öelda peamine eesmärk on ikkagi suurem turismitulu ja eksport. Ja turismi mõttes eksport on väliskülastajate poolt nii-öelda Eestis kulutatud raha. Et kuidas seda mõõta, see on omaette teadus, sest ega kes kui palju nagu teab, et kui palju nii-öelda väliskülastaja konkreetselt siis kaardimakseid teeb Eesti Panga kaudu ja nii edasi. Aga just nimelt see on nagu meie põhifookus, kuhu meie nii-öelda peame, selleks antakse meile finantsid, ülesanded ja sellega me siis toimetame. Ja just nimelt, et meie nii-öelda ülesanne on siis tekitada inspiratsiooni ja teatud mõttes võimalikult efektiivselt siis konverteerida turismituluks. Et siin täna eelmised ettekanded käisid ka läbi, et mõnel teemal on seda nii-öelda rohkem, kuidas öelda, makse kohta, aga mõnedes teemades on võib-olla selline külastaja, kes küll viibib hästi pikalt, aga ise küsimus on see, et kui palju, kas ta jätab või palju tal on üldse võimalust raha nii-öelda Eestis maha jätta. Ja kõik meie tegevused, on need kampaaniad, välismaised reisikorraldajad, välismaised ajakirjanikud, kõik meie tegevused viivad meie sellisesse nii-öelda turismipessa, milleks on visitestonia.com, see on siis väliskülastajale mõeldud veebileht ja siis Eesti turul meil on siis sama sait, aga on nimega siis puhkaeestis.ee. Ja siin on siis mõned numbrid, ma ei hakka neid nii-öelda uuesti loetlema, aga üldkokkuvõttes, et meie veebisait on väga hästi otsisõnadele optimeeritud, meie veebikülastuste arv on päris suur ja 10% nii-öelda meie nii-öelda, kes meie saidile jõuavad ka 10% jõuavad konkreetselt siis teenusepakkujateni. Et siis ütleme, et see, et kui huvitavalt või kui atraktiivselt on teenusepakkujal see veebis info üleval, sõltub hästi palju konkreetselt sellest asupaigast, teenusepakkujast endast. Ja mõned meie numbrid siis seoses UNESCO-ga, et top 3 siis otsisõnad on siis kombinatsioonis, et UNESCO Eesti, Eesti UNESCO ja iseenesest meie veeb tuleb päris hästi välja, aga see, et nii-öelda konkreetselt lugemiste ja nii-öelda detailidesse minekuks on tegelikult klikke suhteliselt tagasihoidlik arv. Ma räägin seda, et kuidas meie lehele jõutakse. Kui juba meie lehel ollakse, siis on natukene võib-olla numbrid teised. Et siin on hästi palju tööd ära teha. Muidugi on ka see, et võib-olla nad saavad juba Google'ist nii-öelda teiste kanalite kaudu selle info kätte. Nad võivad minna Visit Tallinna lehele või kusagile mujale lehtedele, et ma ei tea, Kultuuriministeeriumi lehele ja nii edasi. Et selles mõttes me räägime konkreetselt siis meie visitestonia.com veebi kontekstis.
ja kui ma ennem ütlesin, et meie eesmärk on nii-öelda turismitulu kasvatamine ja eelkõige siis väliskülastajatest, siis ma nii-öelda sõnastasin ka eesmärgi seoses UNESCO-ga, et tuleme siis natuke nüüd UNESCO-le veel lähemale. Ehk siis, et meie eesmärk peaks olema UNESCO temaatikast huvitatud külastajale võimalikult selline adekvaatne, pädev, sisusse minev informatsiooni nii-öelda kättesaadavaks tegemine, et mis toetab siis seda pärandi väärtust ja nii-öelda, et tal oleks võimalikult lihtne jõuda nende teenusteni, kus UNESCO temaatika kõige paremini on siis nii-öelda ära siis selgitatud, näidatud. Ja aga mis see siis on, seesama kvaliteetne ja tähenduslik elamus, et nüüd ma tulengi selle konkreetselt siis nii-öelda selle turismi pakkumise juurde. Et kõik minu kolleegid ja UNESCO teemaga nii-öelda seotud inimesed, me ei ole jõudnud kõigiga seda läbi rääkida. See on tööversioon, et kindlasti ei ole see lõplik ja iga ettepanek selle nii-öelda paremaks tegemiseks on väga-väga teretulnud. Et tunnistan, et ma ise ka nagu selle UNESCO temaatikaga hakkasin tegelema, ma arvan, et selle aasta kuskil veebruarikuust, kus ma hakkasin nagu süvenema sellesse, et vaatasin, mis see nagu nii-öelda täpsemalt on, et kõik ma teadsin ka nagu mõningaid UNESCO teemasid, aga mitte kõiki. Näiteks loovlinnade teema oli minu jaoks suhteliselt selline uus avastus. Aga jah, me jõuame nüüd tegelikult siis ütleme sellele, et see ei ole mingi lõplik tõde, aga need on nüüd sellised konkreetselt teenusepakkuja nii-öelda siis soovitused teenusepakkujale ja nii-öelda, et missugustel tingimustel meie veebis tema teenus võiks olla UNESCO otsisõnaga välja tulev. Ja siin on ka vaidluskoht, ütleme, aga mul on hea meel, et me tutvustasime seda Kultuuriministeeriumi UNESCO nii-öelda spetsialistidele ja esimene heakskiit vähemalt Kultuuriministeeriumi poolt on olemas. Esimene asi, et ta asub pärandi loomulikus keskkonnas. Ehk siis, ja seda, et kus seda kõike teada saab, on ka Kultuuriministeeriumi kodulehel on olemas selline kaart ja võib-olla lihtsustatult on see, et pigem eelistaks selliste kohtade nii-öelda väljakuvamist, kui me räägime suitsusaunast, siis tegelikult UNESCO tunnustus on antud suitsusauna kombestikule Võrumaal. Kui me räägime mulgipudrust, siis on seesama mulgipudru valmistamine ja sellega kaasas käiv nii-öelda taust Mulgimaal. Samamoodi on ka Haabiaga ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis siin on selline kaalumise koht, et näiteks kui muuseumide puhul, ma arvan, et siin nii-öelda me ikkagi on väga okei suunata ka nagu ERM-i või Vabahumuuseumisse, kui seda nii-öelda üle-eestilist kultuuri seoses UNESCO-ga ka tutvustatakse, aga me räägime konkreetselt sellest nii-öelda turismiettevõtjast või teenusepakkujast. Ja needsamad sellised autentsus, et see ütleme koha autentsus, aga ka sisu autentsus. Ja ilmselt te juba olete jõudnud silmadega läbi käia, aga hästi oluline on see, et mis ma nagu vaatasin ka, et mis on UNESCO väärtused, et ta on hariduslik ka, et ta nagu õpetab, miks me sellised Eestis oleme, mis on meile oluline, et me tahame ka tegelikult siia külastajad, kes meie kultuurist ja olemusest lugu peab, et me ei ole lihtsalt selline nii-öelda läbikäiguhoov, vaid et siin käies saadakse ka meist kui rahvakillust ja kultuurist rohkem teada. Ja nüüd on selline hästi oluline teema, et ka selline, et oleks ideaalne, kui teenusepakkuja suudaks selle teenuse niimoodi üles ehitada, et külastaja saab seda kaasa teha. Ja minu arust ka täna, kui meil siin nii-öelda selline laulu teema oli, siis ma arvan, et see puudutab rohkem kui see, et kui me vaatame ühte videot, aga kui meid kui külastajat või turisti, siis kaasatakse sellesse pärandi kuidagi võtmesse. Et siin on nagu loovust ja tootearendust, aga kindlasti on see võimalik, et ütleme, et külastaja võiks selle läbi teha. Ja siis, kui see kalmistute teema oli, võib-olla siin võib sellise möönduse teha, et äkki ei pea seda ise läbi tegema. Aga jah, et oluline on see, et kohalikud oleks kaasatud, et kui me toome näiteks Kihnu nagu näite, et see ei ole
võib-olla giid Lätimaalt, kes sõidab Kihnust läbi, käib korraks muuseumist, läheb ära. Et oluline on just see, et Kihnu inimesed ja teised ettevõtjad ise räägivad oma kultuurist. Et see teenus peaks olema niimoodi üles ehitatud, et see raha nii-öelda seal külastusest jääb ka sinna kogukonda. Ja kestlikkus siis tegelikult kõikides tema aspektides nii-öelda kaasamise osas, sotsiaalses, majanduslikus ja keskkonna mõttes. Ja et tuua väike näide. Kas te sealt ka saate edasi panna või? Slaidi. Nüüd vist läks. Tahtsin küsida, et ma toon näite suitsusauna näitel, et kes siin saalis olijatest on suitsusaunas käinud? Ma oleks pidanud küsima vist vastupidi, kes ei ole, aga äkki siis nagu ei taheta siis kätt tõsta. Kes teist on käinud juhendatud suitsusaunas? Juba on natukene vähem. Ja kes teist on käinud siis Eda-Veeroja juures Mooska suitsusaunas? Okei, aitäh. Ja ma arvan, et need, kes on käinud kas juhendatud suitsusaunas või Mooska suitsusaunas, teie võib-olla saate natukene võib-olla juba aru, kuhu ma tahan minna või jõuda, aga kes ei ole, siis kui te teate ja küsige siis, et mina olen seal 3 korda käinud, võite minu käest ka küsida. Aga ma toon lihtsalt korraks siis selle nii-öelda näite siis konkreetselt teenusepakkuja öeld. Et Mooska suitsusaun asub Võrumaal ja muidugi Eda on ka selle suitsusauna Võrumaa kombestikku sinna UNESCO-sse ka muidugi selles mõttes viinud, et ta ongi kõige parem selles mõttes kombinatsioon sellest nii-öelda tootearendusest ja pärandi UNESCO nimekirja saamisest. Et ta asub siis Võrumaal. See on traditsiooniline, see ei ole lavastuslik, ta räägib nii-öelda enda lapsepõlvest ja enda tänasest kogemusest. Et ta nii-öelda, et ta räägib seda nii-öelda, ta avastab seda sauna, või jutustab seda sauna rolli ja tähtsust kogu kultuuris. Et ta ei ole lihtsalt selline kommertslik, vaid see on seal selline loomulik elav traditsioon. See on seesama koht, kus külastaja teeb need protseduurid läbi ja seostab iseendaga, et nii-öelda väga paljud ka välismaised, kas reisikorraldajad või ajakirjanikud ütlevad, et nad ei ole enam need, kes nad ennem sauna tulles olid ja kes nad sealt välja tulevad, et see muutis ka nende mõttemaailma. Ja ütleme, et kogukond ei ole taust, vaid on selle läbiviija, ise kannab, ise nii-öelda jutustab. Ja mis on hästi oluline ka, et see ei ole massturism, aga seal nii-öelda lisaks suitsusingile, seda tehakse küll teises saunas, sest et meie Terviseameti nõuded ei luba, et nii-öelda saunatatakse ühes, aga suitsusinki tehakse hoopis teises saunas, ekstra saunas. Aga tal on ka selline ruumikene, kus on ka kohalik käsitöö ja disaini nagu ostuvõimalus. Et ütleme, et miks ma selle näite tõin, ta on nagu kõige ideaalsem siis ütleme näide, mida mina tean. Neid näiteid võib olla veel, aga mida mina tean UNESCO toote sellisest elamuslikust pakkumisest. Ja nüüd tuleb see turismivõti ka siia juurde, et see kättesaadavuse koht, et selleks, et meie veebis oleks ta nagu nähtav, peab info olema ka ettevõtja enda kodulehel, nii eesti kui ka inglise keeles. Sest ma nagu alguses ütlesin, meie eesmärk on tuua väliskülastajaid Eestisse ja talle siin võimalikult nii-öelda info nähtavaks. Edal Mooska suitsusauna näol on see väga hästi tehtud. Ja online broneeritav. Ka see on väga väiksel mikroettevõttel nii-öelda täidetud, aga hetkel on see soovituslik. Aga ütleme niimoodi, et see on tänapäeva maailm, et kõik, kes me oleme natukenegi kaugemal reisimas käinud, kui see reis ei ole meile tööalaselt või kuidagi võrgustiku kaudu korraldatud, siis see annab meile turvatunnet, et me saame oma teenuse ette broneerida. Ehk siis, et sisu võib olla hea, aga külastaja toob kohale hea nähtavus. Ja
kui on see vundament, et meil on need kohad, mida külastada paigas, siis selle najal me saame nagu luua sellised teekonnad ja viia selle külastajateni. Ehk siis kogu see nii-öelda mõttekäik on olnud just selle koha pealt, et kuidas siis nii-öelda turismi võtmes me saaksime seda majanduslikku tulu. Ja ma püüdsin või natuke Kerli aitas ka kaardistada sellised koostööpartnerid, aga samas ma arvan, et see ei ole ainult UNESCO-ga seotud, see on mis tahes kultuuriteedega iseenesest nii see tootearenduse pool kui ka koostöövõrgustiku pool. Võib-olla siin on mingid osapooled puudu, aga võib alati nagu mõelda, et kellega tasub koostööd toimetada. Ja ma toon lihtsalt, miks ma panin sellised piirkondlikud turismiorganisatsioonid siia slaidile ja kasutan sedasama oma nii-öelda igapäevatöö nii-öelda konteksti ehk DMO, Destination Management Organization, sellepärast, et kui te välismaal oma rahvusvaheliste partneritega suhtlete ja kui nad räägivad kellestki DMO-st, siis te teate, et need tegelikult on täitsa tavalised turismiarendusorganisatsioonid nende piirkonnas. Ehk siis Visit Tallinn, Lõuna-Eesti turismiklaster, Visit Saaremaa, need kõik on tegelikult DMO-d. Ja ega siis muud ei olegi, et meil kõigil on tegelikult suhteliselt sarnane eesmärk, et meil on nagu hariduslikud ja elamust pakkuvad nii-öelda teekonnad, pakkumised ja et külastaja oleks rahul. Ja selleks, et see ei peaks jääma ainult selliseks vabatahtlikuks tööks, ta peaks olema ka majanduslikult tasuv, vähemalt mingis võimalikult lühemas ajaperspektiivis. Ja see on meie viimane slaid. Ja ma arvan, et see nüüd võiks ka, kui me mõtleme nii UNESCO paikadele nähtustele kui ka kultuuriteedele, et mis siis on selle kultuuri- ja loodusturismi väärtus. Et kindlasti see on ju nähtuste mitmekesisus, et iga turist leiaks endale sobiva. Rahvusvaheline tunnustus lihtsustab tuntuse suurendamist. See on meile võimalus tõsta esile seni vähem tuntuid sihtkohti, hajutada turismi. Ja piirkondlikud eripärad ja ehtsate elamuste pakkumine on praegu turismisektoris atraktiivsed. Ja siis oma koostöös UNESCO teemadega me loodame jõuda selleni, et me loome sellise tervikliku väärtuspõhise siis kultuuri- ja loodusturismi pakkumise. Ja me saaksime sinna hõlmata kindlasti sidustada ka kultuuriteedega. Meil on ka Euroopa kultuuripärandi märgis, et luua neid sildu ja luua neid linke. Et see on see, kuidas me koos EIS-iga turismi teemadel tulevikku praegu vaatame. Aga meie poolt kõik. Või tahad sa midagi veel täiendada, Kristiina? Aitäh! Aitäh!